tegelikult on see artikkel vanus ja 31. aastast kuna see katkaduse aastasest oma kirjad saades. Aga andmetes võtab olla haridusministeeriumi pere. Koolil on maamann 4 hektarit, siis on olema ma juba võtsin neid tagasi üle alles, aga ma tahan palju meil oli õnnelik. Austatud külalised, hea koolipere, suur heameel on tervitada teid. Tänasel Riigikantselei koostöös Kätpa põhikooliga tänuüritusel Vaba Eesti eest meie koolimajas. Et meie õpilane Elisabeth ütleb ühe mõtte selles filmis, mida me varsti kohe näeme. Ja sellega kõlas umbes niimoodi, et iga rahva jaoks on suurim õnn elada omal vabal maal, iseseisvas ja
demokraatlikus riigis. Ja õnn inimese jaoks omandab veel täiendava dimensiooni, kui ta on olnud selle vabaduse ja iseseisvuse sünni juures ja sellele kaasa aidanud. Sageli olen tegelikult mõelnud ise ja arutanud oma õpilaste, tudengitegi, et mis fenomen see selline on, et üks väike, ainult miljoniline rahvas ühel hetkel saab vabaks looma riigi ja oleme jõudnud ikka selle tõdemiseni, mis hästi lühidalt kokku võttes mahub tegelikult 3 sõnasse, T-tähega algavasse sõnasse: tarkus, tahe ja tegu. Nii et kui me vaatame nii 1918. aastat kui ka 1991. aastat, siis näeme, et selles ajaloo arengu kontekstis mahuvad just need 3 sõna ilusti iseloomustama neid 2 aastat. Ühest küljest oli see tegelikult üks Taaveti ja Koljati võitlus ja kõik me teame, kes sellest võitlusest võitjana väljus. Nii ka Eesti riik. Head külalised, kui ma siin alguses rääkisin sellest õnnest ja sellest, mis inimese õnne jaoks tarvis on, siis võin öelda, et head sõbrad, teie, kes te olite omavahel teekaaslased ja kellega me olime teekaaslased, et me saime seda õnne nautida. Nii, aga et jutt pikaks ei lähe, siis ma soovin teile, head kohalolijad, kõigile sisukat ja toredat tänase päeva pärastlõunat siin meie koolimajas. Aitäh kõigile! Mina olen Madis Someler. Ma olen õpetaja, olen ajalõpetaja. Eelmisel aastal pöördus Riigikantselei minu poole ja küsis, et on ju kohe kätte jõudmas 30 taasiseseisvumise aastapäev. Et kas sa, Madis, ei tahaks tulla meiega kaasa mõtlema, et kuidas Eesti koolid erinevates nurkades kõige enam võidaksid selle 30-aastase loo mõtestamisest. Ja ma võtsin selle pakkumise vastu. Eesti riigis on kokku 15 kooli, kus selline tänuüritus toimub. Täna analoogselt teile siin Võrumaal istuvad koos Eesti vene keelt kõnelevad noored Paegümnaasiumis koos Kaja Kallasega. Osad on Jõhvis, osad on Harjumaal Kostiveres. Ja kõik nad on pingutanud selle nimel, et oma kodukandi lugu panna filmi. Minu mälestused. Ma olen sündinud aastal 1983. Kes ajaloos natuke teab, siis Gorbatšovini oli jäänud veel veidi aega. Ma olin 6-aastane, kui ma läksin kooli. Aasta oli 1989 ja augustikuus oli toimumas vahetult enne minu kooli minekut Balti kett. Meie perel autot ei olnud ja meie naabril ka ei olnud.
Nii et meie Balti ketti ei läinud, aga ma mäletan, kuidas ma istusin oma lapsepõlve südametaamiga, 6-aastasena juba südametaam, Tikri põõsa juures ja me arutasime, et täna on Balti keti päev. Me lõpuni tollel hetkel ei mõistnud, mida see tähendas. Täna ajalõpetana ma tean, et see oli ühe väikese rahva või 3 väikese rahva soov näidata maailma üldsusele, et me soovime olla iseseisvad. Kui ma läksin esimesse klassi 89. aastal, ma polnud seda Pika Hermanit mitte kunagi näinud. Ma olen põline Pärnu poiss, siiamaani elan Pärnus, tunnen väga suurt uhkust, et ma elan ikkagi sellises pisikeses linnas pigem. Ja ainukene nagu Pika Hermanni torniga seoses olev mälestus, mis mul on esimesest klassist, on see, kuidas meie klassijuhataja esitas muusikapalasid, me alati kaunistasime seda vihikut, kuhu juba tuli päris palju isamaalisi lugusid Pika Hermanni torniga ja joonistasime sinna sinimustvalge lipu. Ja üks lugu, mis mind väga kõnetas, oli see, kui klassijuhataja viis meid Pärnu Alevi kalmistule. Kui Nõukogude võim tuli Eestisse üle poole sajandi tagasi, siis suur osa Eesti ajaloopärandist, mis puudutas vabadusaegseid monumente, oli hävitatud. Ja ma olen õppinud Pärnu Koidula gümnaasiumis, mis on oma ajaloolises pärandis on tegelikult tütarlaste kool. Ja kui Amandus Adamsoni vabadussõja monument teise maailmasõja järel hävitati, siis Koidula kooli tütarlapsed olid need, kes püüdsid seda ausammast tulevastele põlvedele kuidagi talletada, mis tähendab, et kui te tahate täna Pärnu muuseumisse, siis selle ausamba poisi kuju nad suutsid sealt ära lohistada maha matta ja aastaid hiljem uuesti näidata kätte see koht ja see lugu jutustada. Kui direktor küsis, et kuidas on ühel miljonilisel rahval võimalik tarkus ja tahe ja tegu, siis mina usun täna seda noore inimesena, et igat riiki kannab see rahvas. Ja õppimine on töö ja Eesti riigi tundmaõppimine ja Eesti loo tundmaõppimine on töö ja sellega kaasneb alati ka vastutus. Vastutus, et seda lugu tuleb kanda edasi järgnevatele. Ma olen ajalooõpetaja ja tegin tegelikkuses selle valiku 10. klassis, et ma saan ajalooõpetajaks. Mõelge, noored, kes te siin istute, olete 8., 7., 9. klass, et see teie valik võib teieni tulla kõigest mõne aasta pärast. Ma lõpetan oma sõnavõttu mõttega, mille ma sain kaasa Lagle Parekut. Ajalooõpetajana ma olen neid üritusi korraldanud eelkõige selle tõttu, et see on olnud meeletu nauding kõneleda ja kuulata erinevate inimeste mõtteid, kõneleda siis Marju Lauristiniga, Lagle Parekuga, Siim Kallasega, Heinz Valguga, väga mitmete inimestega. Ja ma Lagle Parekuga koos Pirita kloostris sõitsin esimesele tänuüritusele Paidesse, siis tema jutustas mulle oma loo ja ta ütles ühe asja, kui ma küsisin, kas sa oled õnnelik täna. Lagle ütles, et Madis, et ma olen elanud huvitavat elu ja huvitava elu elamine teeb alati inimese õnnelikuks. Teiega noored, õppige, tundke uhkust selle riigile, kandke seda ja elage huvitavat ja õnnelikku elu. Aitäh! Järgmisena vaatamegi filmi, mis siis meil Kääpa kooli ja Võru Kroisvaldi kooli õpetajate õpilaste abiga kokku sai pandud ja selle pealkiri on Võrumaa inimesed. Selles filmis osalevad ja esinevad need inimesed, kes 30 ja rohkem aastat tagasi aitasid meie Eesti iseseisvuse taastamisele kaasa. Ja see film ei oleks valminud, kui oleks neid inimesi täna, kes seda filmi kes asja oleks meenutanud ja neid asju kirja pannud. Nii et suur tänu Helle Ruusmaale, Katri Rõngale, Võru Kroisvaldi kooli õpilastele, kes kampa tulid ja Rait Laatsitile, kes oli nagu ilmasammas, kellele sai toetuda. Nii et nüüd on siis võimalus veel vaadata, kuidas Võrumaal need sündmused olid. Iga rahva jaoks
on suurim õnn elada omal vabal maal, iseseisvas ning demokraatlikus riigis. Õnn inimese jaoks omandab täiendavaid dimensiooni siis, kui ta on ise olnud vabaduse ning iseseisvuse sünni juures ning sellele ka kaasa aidanud. Direktor Rett Ratsit, need on teie sõnad. Teie olete olnud iseseisvuse ja demokraatia sünni juures. Millisena mäletate teie Võrumaal laulva revolutsiooni sündmusi? No loomulikult oli minugi jaoks 80. aastate teine pool ja 90. aastate algus elu kõige huvitamas ajas. Poisikeste kõrg ja allkiri oli ka seal, et vaba, sõltumatu noortekool number 1. Nii nagu oleks veepiirid ja number 10 ka veel olemas. No see nagu pani Nõrsaverelisi parteile. Suur koosolekud räägitust kohaliku julgeolekusse. Balti kitt, 23. august 1989. Mäletan, et see busside ring, mis Võrust välja sõitis, oli tegelikult sõna otseses mõttes katkematu. Võru delegatsioon, niinimetatud delegatsioon, paiknes Karksi nuiast Läti piiri poole ja kui kõige paremaid võitluskaaslasi ja tuttavaid. See oli ülev tunne ja... Hei, poisid, kas olete valmis, siis lükkame korral. Et üks selline legendaarsemaid mehi, kes on filmis esimene, oli ei keegi muu kui Valdur Raudas. Ole hea, Valdur. Austatud Kääpa koolipere ja kaugemadki külalised, oleme siia kokku tulnud meenutamaks Eesti taasiseseisvusega seotud sündmusi. Nagu kooliraamatud kirjutavad, kuulutati Eesti Vabariik taastatuks siis 20. augustil mõni minut enne keskööd 1991. Aga nagu teate, seda peate hästi meeles pidama seda kuupäeva, muidu te kukute eksamil läbi. Aga ma arvan, et kes juba on ajaloost nagu rohkem hakanud mõtlema ja kuulama, et see teab, et üleöö ei sünni ükski riik. Et nii ta paraku on. Ja sellele iseseisvuse taastamisele eelnes juba väga kaua teisi sündmusi. Üks tark venelane, Florenski, on öelnud sellised sõnad. Prošloje ne prošlo. Möödanik ei ole möödas. Tema oli külapreestri poeg, tõusis kõrgeks haritlaseks. Oli üks vene filosoof ja imelik kõige selle kõrval oli ta ka füüsikat õppinud. Nii, et peale revolutsiooni ta osales Venemaa elektrifitseerimise programmis. Ja sellepärast jäi ta Lenini ajal veel elama, aga tema tappis Stalin. Nii juhtub kõikide suurte inimestega Venemaal. Et omad juhid hävitavad neid. Nii, möödanik ei ole möödas. Ka meil lasub veel selle nõukogude ja vari. Meil targutatakse väga palju seda, et
vaat tema oli julgeolekus tööl, see on kõige hirmsam, muidugi ega ta armas ei olnud. Juba palju halvem oli minu meelest EKP, kompartei, kus umbes pooled olid venelased sees, ta kandis seda nime. Aga veelgi halvem pärand on Nõukogude inimene, sest see on meie keskel, see vahel isegi meie sees. Sellest on kõige raskem lahti saada. Ma olen siitkandi inimene Lastva vallast ja lõpetasin Loosi 7-klassilise kooli 1955. aastal. Meil oli koolis loodud põrandaalune organisatsioon Kolme lõviühing. Sellele ei saanud julgeolek jaole. Nii et karistati ainult mind 6 aasta vangistusega ja üks mu parim sõber, ingerlane, see on see kõige keevaverenelisem soome-ugri rahvus, see lasti sinnast enne arreteerimist maha. Ja vaibuski kõik ära. Kinni läksin ma hoopis teise asjaga, et nende Võru noodega tehtud töös, kus ka pärvati julgeolekuagendiks üks mees. Nii oli siis 1955. aasta ja ma läksin Tallinnasse, et seda maailma laiemat näha. Seal oli mu sugulane Heldur juba ees, oli ehitustööline, Asula tänaval oli nende jaoks ehitatud siis 2-korruselised kivimajad ja seal nad tulid ühes toas 4 käsi. Eriti huvitav oli, et seal oli 2 mees, kes olid just selle Hruštšovi amnestiaga vabanenud. Üks oli Eesti-aegne kriminaalpolitsei komissar nimega Taal ja teine oli Eesti-aegne riigiametnik nimega Avarlaan. Nende juttu oli lust kuulata. Mitte kunagi nad ei kelkinud, ei ropendanud. Ja nii huvitav. Teemat olid ikka kas Vana-Kreeka või Rooma ajalugu või Eesti vabadussõda või Eesti riigijuhid. Muidugi kõige rohkem kindral Laigoner. See oli nii, et võib-olla üks aste jumalast allapool oli. Nii teda siis austati. Ja mäletan, et ükskord ma küsisin Taali käest, et millal Nõukogude võim ära lõpeb. Kes Nõukogude võimule lõppu teeb? Ja ta ütles märkimisväärselt sõna, et ta ei tee keegi lõppu. Ta läheb laiali nagu lehma kahti peale pitselit. Ta kuvat lihtsalt laiali ja seda oli tookord raske uskuda. Meie ikka kogu aeg valmistusime sõjaks. Kogu aeg olid meil sõjariistad ja nendega oli pahandusi ka ja nii edasi. Aga mitte ainult need 2 härrat ei kandnud sellist vaimu, vaid aastal 1955 ja veel 56 oli too vaim ka meie Võrumaa tagakolkas. Mäletan,
ema kirjutas mulle, et külapidu on novembri algusel ja see oli vana traditsioon, vana eestiaegne traditsioon, et tuldi kokku ja söögid ja joogid laua peal ja siis lauldi ja nii ka siis taheti nüüd teha. Läksimegi sinna meiegi peole, minu vanune oli ainult üks teine poiss, Lembit, ja tähtsam mees seal oli kohaliku kaupluse juhataja, kellel oli huvitav nimi Elvar Uibo. Huvitav sellepärast, et täpselt sama nime kandis ka Võru miilitsa üle. Ja oligi neid anekdoodilisi lugusid. Ja too ütles mulle, et vaata, sina ju sõber, seiske alati mu selja taga, mina pean nüüd kõne, et ma räägin nüüd Ungaris. Ma mäletate hästi, mis oli 1956 Ungaris. No, nii nagu pidu algas, lauda istuti siis ja hakati sööma, nii kõlistati juba klaasi ja siis Elmar Uibo tõusis püsti ja peab ütlema veel, et tema oli ka üheks Eesti idapataljoni vabatahtlik omal ajal ja imelik vedamine oli tul mehel. Ta tegi küll nii palju pahandusi Nõukogude võimule ja parteilastele, aga ta kuidagi nagu jäi kõrvale. Ja nüüd ta siis algas kõnet nii, et Noodasküla rahvas, praegu, kui me siin istume ja sööme, ärge unustage, et ilusasse sinisesse Donausse voolab ungarlaste veri. Vene tankid murdsid üleeile sisse Budapesti. Ja need on meie hõimuvennad ja õed, keda seal tapetakse. Me ei saa neile appi minna, aga tõuseme nüüd püsti ja laulame Eesti hümni. Ja kõik rahvas tõusis püsti ja laulti Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, mis oli rangelt keelatud, nii nagu sinimustvalge lipp. Üks mees ainult ei tõusnud püsti. See oli küla ainus parteilane Karl Vassa. Ja Uibo siis näitas mulle näpuga pudeli peale. Mina mõtlesin, et tal on sellest ägedast kõnest tulnud kurk kuiv. Ja ma võtsin ja vaatasin tühi. Ja ta võttis selle pudeli oma kätte ja see Karl Vassa istus just tema all ja virutas sellele pähe. See kukkus nagu kolks päranda peale. Nii, et ükski laulev revolutsioon ei ole ka alati ilma ohvritele. Ja peab ütlema, et see oli väga lootusrikas aeg. 10 000 eestlased vabanesid Venemaa vangilaagritest. Mul oma isa jõudis ka 56. aasta suvel alles koju. Ja teised seal külamehed, kes olid vangis olnud. Ja oli nende hulgas peale külameeste oli Eesti-aegseid riigiametnikke, politseinikke, Eesti ohvitsere. Nii, et tahan sellega öelda, et väga hiljaks jäi meil taas iseseisvumine. Oleks see toimunud 1956. aasta palju, siis oleks me kaugemale jõudnud tänase päeva. Aga nii ta paraku oli. Mina ei mäleta nii väga
tähtsaks neid sündmusi, mis olid, no ütleme see 20. august, ega ka Balti kett muidugi oli väga tähtis välispoliitiliselt. Ta kuulutas maailmale, et meid on vägivaldselt orjastatud ja tahame vabaks saada. Aga sisepoliitiliselt oli võrratult tähtsam see, mis toimus Võrus 21. oktoobril 1987. Kooliealiste noorukite algatus kasvas nagu plahvatuslikult tohutuks valitsuse vastaseks meeleavalduseks, mida Võru ajaloos pole veel kunagi olnud. Ei olnud tsaari kukutamise järel sellist massi tänaval. Ja mis kõige ilusam, juhtusin just seal sõjakomissaraadi juures olema, kui nägin, et rahvamurd seal nii, et ükski auto ei saanud liikuda, kõnniteed tänav kõik täis ja rahva pea kohal lehvis sinimustvalge lipp. Seda ikka kõigutati nii edasi-tagasi. Ja hulk miilitsaid proovisid läbi murda sinna lipule. Aga trügisid küll rahvast läbi, aga ümber lipu oli 2-3-kordne ring koolipoistest ja koolitüdrukutest, vähemalt nende ealised, kes hoidsid üksteisel ümber õlgade kinni. Ja noh, eks nad siis ei julgenud vist kumminuia tarvitada veel. Et see oli minu meelest tõeline ärkamine. Aga sellest väga vähe räägiti. Ameerika Hääl ja Vabadusraadio rääkisid minu meelest juba teisel päeval Võru sündmustest. Aga siis unustus see nii ära ja hoopis öeldakse, et esimene kord kanti Eesti lippu 1988. aastal Tartus selle muinsuskaitse meeleavaldusega. 3 värvi kanti. Sinine oli ühel valte otsas, teisel oli must ja siis 3. valge. Aga siin oli ikka täiesti sinimustvalge lipp olemas. Ja peab meenutama tänutundega tolleaegseid meist nooremaid inimesi, poisse ja tüdrukuid, kes sellest said alguse. Just nii nagu vabadussõja päevi, mil otsustava pöörde tõid Eesti koolipoiste pataljonid ja kindral Laidoner, meie ülemjuhataja, on ütelnud, et nad andsid meile lootuse, et meie võidame. Eesti sõjaväes oli, kui Vene punased siia tungisid, oli ainult 2-3 tuhat meest ja neistki näiteks Võruski jooksid pooled kodu ära. Et mõttetu on Venemaa vastu võidelda. Mõtlen, kui suur on Venemaa. Ja Laidoner ütleski, et tänu neile nad andsid meile usu ja 2-3 kuu pärast oli Eestil juba 100 000-line sõjavägi, mis käis Riia all, võttis ära Pihkva, läks kaugele Pihkva taha veel
käis Peterburgi värava ees. Neid ei tohi me unustada, neid sündmusi. Tänan. kellel on võib-olla ka roll selles, et mina täna ajalooõpetajana olen. Ma olin siis 6. klassis ja ta õpetas tegelikult tollel ajal mulle keskaja ajalugu, aga just see oktoobrikuu sündmused, 21. oktoober, Uno, et kus sina siis olid sellel ajal? Mina olen palutud siis ainult siin repliigiks ja minu nimine Uno Ojala, nagu üteldi, oli tookord Pikaranna kooli õpetajate poolest. Ja kuna mul oli võimalus käia mõned päevad Tartus ajalooarhiivis, siis ma kasutasin seda aega nii, et sõitsin õhtul Võrru, ööbisin Võrrus ja käisin siis ühe päeva või 2 päeva arhiivis ja tuli tagasi kooli. Nii. See oli siis 20. oktoober, see oli siis üks päev enne, sain teada Võõrastumajas, et järgmine päev toimub Võru rajoonis tookord. Ringiseid muinsuskaitse poolt, tookord ei olnud ta muinsuskaitse, vaid kultuurimälestiste kaitse. Inspektor oli tulnud Tallinnast, Tartust, ülikoolist, ta oli vist arheoloogia kabinetist, Heiki Valk ja Võrust oli Vaike Kupp. Tema oli tookord vist muinsuskaitse inspektor ja sain ta teada, et ma olin vist korra teda kohanud seoses muinsuskaitseklubi asutamisega Võrus. Ma käisin, olen küll Rõuge piirkonnas, aga käisin ka läbi Võrus ja Ants Pindis. Ja järgmine päev, see on siis 21. oktoober, mis on siit mitu korda läbi jooksnud, saime siis mikrobussiga, tookord oli ta buss selline Võrumaal ringi sõita ja Ants Pindis meie keskel, kes oli tookord juba ERSP algataja liige. See ERSP on üks selline partei, mis oli Eestis esimene partei kompartei kõrval. Tema oli üks mees, kes oli selle asutaja liige või julges selle algatusgruppi kuuluda. Teine oli Ants Vilu, keda ma tundsin. Ja tema sosistas seda, et õhtul on surnuaial suur meeleavaldus, mälestusüritus. Korraldab Ain Saar. Ain Saarest olime lehe kaudu ja natukene kuulnud juba. Austatud Riigikohtu esimees, austatud Kärpa kooli rektor.
Käpooli õpetajad, koolipere, austatud külalised. Pean ausalt ütlema, et minu elukäiku on väga paljuski mõjutanud 3 aspekti. See, et ma sündisin 71. aastal. Et olin nendel aegadel 80. lõpus, 90. alguses just nii vana, nagu see sünniaasta mulle andis. Teine oluline mõjutegur oli sõbrad, tuttavad, kes mind sellel hetkel ümbritsid. Ja loomulikult 3. sündmused, mis sellel ajahetkel toimusid. Võin öelda, et kõigi nende 3 summa summarum oligi see, kuidas mina oma elu eeskäigus liikunud olen. Kas ma siis noore poisina adusin seda, et alustades Kaitseliidust, kodukaitsest, piirikaitsest, Kaitseväest, Kaitseliidust jõuan nii kaugele, kus ma praegu olen. Ei, mitte üks raas. Ei olnud sellel hetkel mul kõike head teadmist, mida oleks vaja olnud. Ei olnud kõike seda oskust, mida sellel hetkel vaja oleks olnud. Kõike seda tuli omal käel omandada, õppida. Noored, te olete vabas riigis. Te olete demokraatses riigis. Teil on see võimalus olemas. Mõelge julge. Täiendan teie koolidirektori T-tähega sõnu järgnevaga. Et mõelda julgelt peab olema teadmisi. Teadmine, mida ka teie direktor välja tõi. Lisan selle juurde tahte. Tahke. Järgmine T-tähega sõna tegutseda. Tahke tegutseda. Julgelt. Ja nii saabub ka tulemus. Seda saan mina omast kogemusest teile öelda. Tänan koolipere, et sain osaleda sellises toredast projektis. Aitäh teile ja loodan, et need noored, kes siin tribüünidel on, saavad olla järgmine ajalookujundaja ja järgmistes projektides juba esineda. Aitäh teile! Ja annangi sõna praegu noorkorkaste juhile. Ma teen ise oma sissejuhatuse. Ole hea. Tere! Mina olen Tõnu Niilov, olen poole kohaga Toomase allub või siis omamoodi kolleeg ja mitte väga kaua aega olnud Võrumaa noortepodcaste maleva pealik. Ma olen tegelikult üldse Tallinna poiss. Ma olen suurem oma elust elanud Põhja-Eestis, esimesed 10 aastat üldse sellises lahedas Tallinna mererajooni linnas nagu Maardu, kus see nõukogude fenomen väga tugevalt mind kogu aeg puudutas. Siis ma elasin aasta aega Tallinnas, kus minust sai suurepärane pealinlane, aga kogu selle aja jooksul hing tahtis siia. Hing tahtis Võrumaale, sest et minu vanaisa viidi siit Nõukogude armeesse Kaug-Idasse. Minu vanaema küüditati Vasseliinast siis Siberisse ja alles 20 aastat pärast Eesti riigi taasloomist olen ma kuidagi suutnud need ajalookillud enda jaoks uuesti kokku panna. Nii muinsuskaitse mõistes kui kõikide väga paljude muude asjade mõistes. Et mitte väga pikaks minna sentimentaalsusega, siis noorte kohta tahan ma öelda seda. Ma olen päris kindel, et väga paljud teie seast on ka kuulnud terminit lumehelbeke. On nii? Tartu Ülikoolis õppides oli meil ülesandeks teha üks kommunikatsioonikampaania, mis oleks suunatud just nimelt nende lumehelbekeste suunatud. Ja olles selline vägagi kaitseväelane, hoolimata sellest, et ma õppisin täitsa tavalises Tartu Ülikoolis sotsiaalteadust, me tegime sellest lumehelbekesest jõu. Üks lumehelbeke võib-olla polegi mingi asi omaette. Aga kui meil neid väga palju on, siis lumelaviinid, lumme mattumine, see raskus, mida see lumi endas kannab, see on tegelikult vägev.
me ei tohiks seda teistmoodi ühiskonda kuidagi võtta kuidagimoodi halvemana kui see, mis ta oli. Ajad on muutunud. Nüüd on siit ainult edasi minna. Ja mul on väga hea meel, et ma saan meie Kääpa rühmale anda kätte 27. mail 91-aastaseks saanud noortekotkaste organisatsiooni tänukirjad ja mõned meeled. Tänukiri Kristjan Voolaid. Alati valmis. Tänukiri Kenor Ploomsaar. Alati valmis. Lisaks on meil kombeks märgiga tunnustada noori, kes on mingisuguse huvitava oskuse omandanud. Niisiis Steven Jürgenson, matkaja. Alati valmis. Roomeo Kojus, kunstnik. Lauri Mäinik, matkaja. Alati valmis. Mõned peavad 2 korda käima. Kenor Ploomsaar, matkaja. Alati valmis. Kristjan Voolaid, matkaja. Alati valmis. Tule tagasi. Arvutikasutaja ka. Ja et kõik see sünnib kellegi töö läbi, siis Jana Kähku, palun, tule ka sinna. Alati valmis. Ma saan sõna anda Riigikohtu esimehele härra Villu Kõvele. Hea Kääpa kooli pere, head toored külalised. Mõtlesin seda üritust kuulates, et kui mina olin teie vanus, üks asi, mis mulle absoluutselt ei meeldinud, olid aktused. Nüüd ma olen siin esinemas ometigi, et kas ajaga nii palju on muutunud, aga on. Ja miks on vaja meeles pidada neid sündmusi, millest me täna räägime, see ei ole ju sellepärast, et lihtsalt midagi meenutada või lihtsalt heietada midagi. Tegelikult on siin palju enamat taga, eks ole. Me tahame ju, et te kannaksite edasi Eesti riiki, seda vabaduse tunnet, seda vajadust, mis meil on. Ja seda me saame teha siis siin riigis, kui noored, iga viimane kui noor seda endast teab. Kui noored selle tunnetuse kaotavad, siis ei ole meil ka riiki lõpuks enam. Ja seetõttu on vaja seda meeles pidada ja te 10 või 20 aasta pärast saate aru samamoodi, et see on tegelikult vajalik. Ajalooga on selline asi, see on väga huvitav tegelikult, et alati võib sellele vaielda, mis täpselt millalgi toimus ja kui meil on nüüd kokku lepitud mingisugused kuupäevad, olgu see 24. veebruar, olgu see 20. august, siis need on vajalikud selleks, et mingisuguseid pöördepunkte, olulisi pöördepunkte oma ühiskonnas meeles pidada. Selle aasta 24. veebruaril kuulasin väga huvitavat ettekannet, mis siis tegelikult toimus 24. veebruaril 1918 üle Eesti. Ja see oli väga huvitav, see oli detailkirjeldus ja see oli kõike muud kui midagi selget, kui midagi üheselt arusaadavat riigi väljakuulutamist. Aga sümboliks ta jäi, eks ole, ja oluline on see, mis sellele eelnes, mis järgnes, kokku võttis see päev. Samamoodi on ka selle taasiseseisvumisega, eks ole.
et sellele eelnes midagi väga olulist, sellele järgnes midagi väga olulist, mis seda kindlustus. Kokku tuli sellest meie taasiseseisvumine. Seetõttu seda meeles peabki pidama. Mina olen hoopis teisest Eesti otsast pärit, Saaremaa poiss ja ka 1971. aastal sündinud, olnud täpselt samas võtmes oma eluga ja ma mäletan, natuke heietamise kaldudasin omalt poolt vaadata, siis minu jaoks ikkagi teatud arusaamad ja vähemalt tulid ikkagi sellise omapeal ajal nagu 5. klassis, mis öeldakse, väike poisiklõtt ja mis siis tollal oli, aga oli selline asi, et meil kohalikus väikeses koolis otsustati väikest viisi pidada vabariigi aastapäeva 24. veebruaril. Kuigi see oli isekeskis, siis nägi ta välja niimoodi, et üks poiss joonistas ka vihikusse sinimustvalge lipu, mida siis nägi matemaatikaõpetaja. Mul see päev, see on väga oluline, see on väga suurte ülelapsega päev elus, see on siiamaani meeles. Ja selle asemel, et see siis vaikselt mitte näha seda lippu või visata taga prügikasti, viidi see direktori juurde, kes oli meil väga kõva kommunist ja kõva juurdaja. Sealt siis võrsus selline suur, võiks öelda jah, riigipöörde selline tohutu selline juurdlus, milles siis süüdistus jäi minule lõpus, kes teistel on rääkinud seal, siis kaasnes siis omaaegsed repressioonid, autahvlite eemaldamine, käitumishinda alandamine, vanemate õiendamine igatepidi. Ja eks see sündmus jättis oma jälje ja kui varem oli veel usku või mingid arusaamad ei olnud, ikka segane aeg, noor inimene laps, 5. klass, mis see siis on ju väga. Palju see üldse aru saad sellest riigist, ühiskonnast, siis sellest ajast alates mina siin arvan, et me elame väga kahtlases kohas Nõukogude Liidus. Et see, mis sulle räägitakse, on vale ikkagi paljuski ümber, see sulgud endasse ja vaikseks niimoodi. Aga siis, kui tulid 80. lõpp, tuli tagasi, siis see rõõm sellest, mis sündmus, sa näed iga päevaga, iga aasta, kuidas asi edasi läheb, see oli ikkagi midagi väga üle. Võimalus selle keskel kõik olla, sellest tuleb tänulik olla minu jaoks. Vähemalt on see niimoodi. Ja kuigi ma mäletan seda aega tõesti väga vastuolulise ajana, ühelt poolt oli tohutu vaesus, ma mäletan seda, kui mina tulin ülikooli sügavalt ikkagi vene ajal, väljusin Eesti ajal, siis Tartus ei olnud tõepoolest Tartu poes oli midagi süüa. Leiba, saiega ei olnud. Ma mäletan, et meil oli üks Võru poiss, kes tõi aegad sai Võrust, kas siin oli rohkem seda, me saime, et põhimõtteliselt Tartu Ülikooli sööklas õppes kartul kuskil oktoobriks ära, edasi oli Tatar ainult seal, rohkem midagi ei olnud. Samas oli see tohutu entusiasm, kõik ümberringi, inimesed kõik olid väga vaimustunud ja noored just, et nüüd läheb ja läks, eks ole. Selles mõttes me peamegi seda asja meelest pidama siin, et see kõik ei ole endast mõistetav. See 30 aastat, mis on läinud, et see võib tunduda teile, noored siin väga niisugune, see on kauge aeg kõik tagasi, aga tegelikult see ei ole niimoodi. Tegelikult see ei ole niimoodi ja see, mis meil on siin olemas, on ühtepidi ka habras ja seda tuleb hoida. Kas või see viimane aasta siin maailmas on näidanud, kui kiiresti on tegelikult olud muutunud. Me kunagi ei tea, millal meil on vaja ennast kokku võtta uuesti ja midagi suurt ära teha. Teil on olnud õnn elada rahulikult vabas Eestis ja loodame, et see õnn kestab edasi, aga valmis tuleb olla ikka alati ka sellisteks asjadeks, mida me ei tea, mida me ei taha ja selleks me peame seda riiki kandma. Nii et mul on väga hea meel teie ees olla siin, eritan teie Kääpa kooli ja tore, et selline ettevõtmine on ette võetud siin täna ja Riigikantselei, kes on siis vedanud seda projekti ja selle suurepärane film, mis te tegite. Aitäh teile! Ja härra Valdur Raudvas, olge hea. Riigikantselei on kujundanud spetsiaalsed kruusid, mis peaksid sümboliseerima seda 30. aastapäeva. Siin peaks moodustama siis 3, miks ta selline reditud on. Nagu öeldud enne, väga paljuski noorte poolt tehtud ja vaeva on siia sisse pandud, et seda sündmust saavutada. Ja siin on kaasas selline eriline väikene meene. Seda ei ole eriti paljudel, ainult nendel koolidel ja 20. augusti klubi liikmetel on hõbedane selline märk ja võib-olla mõnel veel
et see on suhteliselt selline unikaalne. Järgmine inimene, kellele Riigikohtu esimees selle üle annab, on Aino Raudvasta. Nii. Aigar Lipning on hea. See on noor mees, sellepärast ma ei pea minema nüüd vastu. Aigar. Kuulge, lugupeetud neiud ja noormehed, et nagunii te saate kelleks. Tahate või ei taha. Et mingi ametiga tuleb leiba teenida ja aga võib-olla teile ei vea nii, nagu minul vedas. Et mul oli nagu vedamine, et sel ajal sain olla ja midagi teha. Et olge hea, mõelge sellele, et te elus midagi ära teete. Et ühel momendil hakkate mõtlema, kui vaatate tagasi, et kuule, aga võimalus oli, aga kus ma siis olin? Et tehke midagi elus ära. Joo. Nii. Eks me aega natuke kokku hoiaksime, siis on koolide poolt ka meened, nii Kreutzwaldi kooli kui Kääpa kooli poolt, ja me anname nad siis kohe üle niimoodi ühes koos ja Valdur, palun, sa jood kohvi või teed? Mina joon teed. Aga ma annan koti ka, kas kohe koti? Saab siia juurde panna. Tänan. Imre oli maavanem. Sel ajal just, kui toimusid pöördelised sündmused. Palju on neile. Tänan. Ja, tervist sulle. Aitäh. Toomas Mintis. Eesti surmaline. Madis Liivet. Madise kohta ütlen nii palju, et Madis mu klassivend ja kui jutt oli muinsuskaitseklubist Võrus ja siis Madis oli just see mees, kes tegelikult mind Võru muinsuskaitseklubisse kutsus. Aitäh, Madis, sulle kõigepealt selle eest ja palju õnne. Uno Ojala. Areliiget muinsuskaitseklubi üks juhtidest ja pikaajaline juht. Õpilaste Kääpa kooli õpilane Elisabeth, kes aitas filmi teha. Koti lahti pane, osa tulla, võtime ära. Kreutzwaldi kooli õpilased Adele ja Liisa. Suur aitäh, maailma.
tänu sulle. Jaa, ma näen, see on kotti lähen, pane kotti lihtsalt. Nii. Kui Riigikantselei seda tänuürituste sarja mõtestas, siis hästi olulisel kohal oli Eesti omariikluse sellise juriidilise järjepidevuse printsiip. Ja ajalooõpetajad ja need inimesed, kes on olnud kooli poolt kaasas selle ürituse eestvedamisel, saavad August Rei, meesterahvas, kes aitas rajada Oslos 1953 ka Eesti Vabariigi valitsuse eksiilis. Õpetaja Katre. Õpetaja Seila Mündi. Seal on õppeülesannete täitmise. Õpetaja Reet Raud. Õpetaja Helle Ruusmaa. Õpetaja Merike Värv. Et oleks kooli raamatukogus midagi põhjalikku lugeda, siis Jaan Tõnisson, kaheosaline Jaan Tõnisson. See on kusjuures ikka niimoodi, et Tallinna rahvas pigem eelistas Pätsi ja Lõuna-Eesti rahvas ikka pigem Tõnissoni. Võru Kreutzwaldi kool. Nii, suur aitäh kolleegile Taavile meeldiva koostöö eest selle projekti läbiviimisel. Aitäh, Taavi. Järgmise korra. Teeme nii. Nii, nüüd on Kääpa kooli direktoril. Ole hea, astu ette. Suur tänu koolile. Nii, suur aitäh. Ja loomulikult sulle endale ka, minu poolt. Aitäh teile! Nii, me oleme jõudnud oma päevaga ilusti kenasti sinnamaale, et ütlen aitäh õpilastele, et pidasite vastu ja saite midagi kõrva taha panna. Karl, eks oli niimoodi? On küll kõrvatagused kõik tarkust täis. Väga hea, väga hea. Ja ütlen aitäh veel kord kõigile külalistele, filmi tegijatele ja olge head, te olete palutud meie sööklasse väiksele pankile. Üldised laagrid ja ikka selga, aga nooremal pojal 7 või poisil katkenud. Mõtlesin, jumal lõiku, ma tooks ta ummis jalu siia võrru. Ja seal lõpuks ei ole vahet, kus kohas nad on. No just, et